Fitnesslollidele on podcast naistele, kes tahavad ennast toitumise, trenni ja tervisliku eluviisi teemadel rohkem harida ja olla teadlikumad. Minu nimi on Laura-Liis ning mina olen personaaltreener ja online coach. Tere taas kõigile! Mul on ülimalt hea meel, et jälle tulete kuulama minu podcasti. Ma olen muideks ülipalju positiivset tagasisidet saanud ja kes on kõik need Spotify aasta recap'e teinud või YouTube'i recap'e teinud ja siis on mulle saatnud, ma olen seal ka kuskil top 5 juures või mõnel isegi top 1, et see on üliäge, et tehke seda veel, et mul on ülimalt hea rõõm selle üle. Ja tänane episood on tegelikult ka hästi põnev. Me räägime siuksest asjast, mis on Eestis hästi populaarne, et kõikidele meeldib spaas käia, eks ju. Aga täna me räägime natuke teistsugusest spaast. Et räägime siis, siin on mul üks külaline, Karina Küpas, ja tema siis juhib juba, nüüd ma korra arvutan, 16 aastat või? 16 aastat Narva-Jõesuu Medical Spad. Ja neil on siis antistress-keskus, mille asutaja ja kontseptsiooniloojad on. Ja samal ajal on ta ka coach ja tervise innovatsiooniprojektide vedaja. Ja üldiselt on Karina rohkem kui 20 aastat juhtimiskogemust turismi ja meditsiini heaolu valdkonnas ja ma saan aru, et sina oledki see inimene, kes selle Narva-Jõesuu Medical Spa ellu kutsus põhimõtteliselt. Ja, mõnes mõttes küll, jah. Väga hea. Kohe varsti jõuame selle juurde ka, et mis see täpsemalt on. Sest tegelikult te sel aastal pälvisitegi Euroopa Spa kongressil sellise auhinna nagu Innovative Medical Spa, mis siis tähendab, et teil on selline teaduspõhine ja kaasaegne lähenemine tervise taastamisele. Ma natuke pidin neid asju maha lugema, et ma midagi valesti ütleks, on ju. See on väga normaalne, ega mul ka kõik ei ole meeles. Vahest tahaks ka telefonist järgi vaadata, et mis see täpselt nagu, et mis see tiitel siis oli. Täpselt. Ja lisaks selle spa teemale sa tegelikult ise oled ka siis coach, eks ju, ja koolitaja, et sul on üldse, ma olen aru saanud, see elukvaliteedi ja tervise tõstmine on hästi südamelähedane teema. Ma arvan, et see on minu missioon, aga see just puudutab rohkem nagu naisi, kuna mulle meeldib, et lapsed on õnnelikud ja vaata, lapsed saavad olla õnnelikud siis, kui neil on õnnelikud emad ja ma kuidagi nagu vaadates kõike seda, mis toimub viimastel aastatel, ma nagu mõtlesin, et sellest saab minu elu missioon, et teha naiste elu kvaliteedi paremaks, muuta see paremaks, et kõik oleks õnnelikud. Issa kui lahed, et mul on nii sarnane missioon, siis on küll väga hästi, et me siin kokku saime. Just. Väga lahe. Et selles mõttes me täna räägimegi siis natuke Karinast, mis tema seal Medical Spa's teinud on, mis see Medical Spa üldse nagu tähendab, eks ju, mida nad seal pakuvad, sest kui ma vaatasin nende kodulehte, siis ma vaatasin seda, ma ei saa mitte millestki aru, et nii palju nagu ägedaid nagu teenuseid pakute seal, mis ongi hästi siuksed nagu uudsed ja mida ma nagu ise varem, mulle ka endale tohutult meeldib spaas käia, ikka siuke lõõgastumine, aga ma olengi aru saanud, et teil on, muidugi see lõõgastumine on ka osa sellest, aga te nagu pakute midagi enamat, mis siis võiks inimestele või sinu perspektiivis siis just ka naistele olla nagu eriti kasulik. Jah, aga vaata, üks põhjus, miks ei ole varem näiteks Medical Spa'st midagi teadnud või midagi uurinud selle kohta on ka see, et sa oled liiga noor, võib-olla veel praegu. Aga siis, kui sa saad 35, vähemalt siis, kui mina sain 35-aastaseks, siis ma hakkasin tundma nagu seda, et võiks rohkem Medical Spa'd külastada kui lihtsalt Spa'd. Vaata, see tuleb ikkagi vanusega, et me ikkagi lähme vanemaks aastatega ja see on nagu paratamatu ja kuni 35, vaata, sa kuidagi nagu võtad võib-olla mõnes mõttes nagu lõdvalt nagu seda, mis sinuga toimub ja siis, kui esimesed need märgid tulevad, et vanus ikkagi jõuab kätte, siis sa hakkad juba mõtlema, et võiks midagi enda keha ja vaimuga ette võtta ja siis hakkad uurima juba Medical Spa kodulehte nagu sellise
huviga, et mida seal mulle pakutakse. Nii et kõik on nagu okei, kõik on normaalne, kõik on okei, et sa veel ei tea ja tegelikult mida kauem sa ei tea, seda parem on. Nagu mõnes mõttes. See nüüd küll väga hea reklaam teile ei ole. Vaata, seal on teine lugu, et inimesed, kes tegelevad ennetusega, vaat sellepärast me siin olemegi, et tegelikult kui me räägime tervisest ja kehas on üks asi, et need on need füsioloogilised märgid, aga teine asi on ikkagi see stress, millest me täna sinuga räägime ja stressis oleme kõik igapäevaselt ja ka noored on päris palju stressis. Tegelikult ma arvan, et noortel nagu mõnes mõttes on isegi see stress on praegu kõrgem kui oli meil, nagu meie ajal, selleks, et meil oli ikkagi nagu enam-vähem teada, et mis see järgmine aasta toob, et kuhu ma lähen õppima ja mida ma siis teen ja mis ametid ma tahan teha ja mida iganes, mulle tundub, et võib-olla 15-20 aastat tagasi oli natuke võib-olla rohkem seda selgust, aga praegu kõik muutub nii kiiresti, vaata ja see AI tulek kaasa muudab ju täiesti seda perspektiive ja maailma ja tegelikult noortel on neil vaimse tervisega juba räägitakse ausalt ja avatult, et ei ole nagu kõik korras, aga nagu võiks vaata ja tegelikult see stressi teema, see puudutab nagu kõiki ja sellepärast me sellega tegelemegi, et see on üks suur probleem. Ja kusjuures mul ühes loengus ülikoolis ka ma küsisin, et õppejõu käest, et nõustamispsühholoogia aine on ja küsisin, et kas inimesed on nagu nõrgemaks jäänud, et kuidagi tundub, et igal teisel on mingi probleem on ja siis ta ütles, et ei, et inimesed ei ole nõrgemaks jäänud, vaid inimesed lihtsalt ei tegele enam nii palju iseendaga. No ja teine asi on ka see, et meil maailm on nii kiire, vaata, et meil on liiga palju informatsiooni ja kui me räägime ajust, et mulle õudselt meeldib üldse nagu töid, mis on ajuga seotud uurida, et aju ei jõua nii kiiresti kohaneda sellega, mis praegu toimub. Ja kui sa vaatad isegi seda, et sul on sotsmeedia, sul on uudised, sa kuuled midagi raadio, sul on hästi palju reklaami, sul kogu aeg infot tuleb siit, sealt, igal pool. Vaata, see aju lihtsalt kuumeneb ühel hetkel üle. Et me nagu sellega meie organism, meie keha, meie aju ei ole harjunud nii suure infovooga. Aga me peame nagu kuidagi nagu ellu jääma ja siis tekibki nagu selline küsimus, et kas me oleme liiga nõrgakes, et ei ole, et lihtsalt keha ei jõua järgi ja see on nagu normaalne, me peame kuidagi kohanema sellega, mis praegu toimub ja muidugi rohkem hoolt kandma enda eest, et me peame lihtsalt nagu tunnistama, et seda, et olukord on muutunud. See, mis oli 5 aastat tagasi, see on juba nagu, see ei tule kunagi saad tagasi ja nüüd me peame vaatama, et praegu on selline seis, mis me sellega edasi teeme. Ja ma saan aru, et siin tulebki mängu siis Medical Spa, mis natuke toetab seda. Suuremus osas päris palju. Okei. Enne kui me lähme kohe sinna teemasse, et mis asi see Medical Spa siis on teile kuulajatele, et me juba sattusime hullult hoogu, aga enne veel ma tahan rõhutada, et kuna te teate, et ma olen oma podcasti teekonna alguses alles ja kõik jagamised, mida te siiamaani olete teinud, on mulle nagu tohutult palju kasuks tulnud. Nii et kui sa tunned, et täna see episood on sind aidanud, on sind kõnetanud, on sulle kuidagi kasulik olnud, siis palun ole hea, jaga seda vähemalt ühe sõbraga, ühe sõbrannaga, kellele võiks see ka kasulik olla. Ja võid mind ja Karinat mõlemat ära tagida siis Instagramis näiteks. Mis su, Karin, mis su Instagram on? Pärast me paneme kõik lingid kirjeldusse, et inimesed leiaks meid üles. Ja, et siis on sealt kõige lihtsam leiad üles, et siin kirjelduses ja mind te vist juba teate, et Laura oli Sem. Vot, aga tuleme siis selle kohta, et me teame, et meil on kiire eluviis ja stress ja mis asi see Medical Spa siis on, et kuidas, minu jaoks see tundub nagu, kas on siis mingi justkui haiglaasutus, et medical on ja või mis see medical seal nagu tähendab või kuidas see siis eristub nagu tavalisest spaast ja kuidas see siis aitab inimesi? Kui keegi küsiks, et mis me seal teeme, et kui paluks kirjeldada meie Medical Spa kontseptsiooni nagu paari lausega, siis ma mõtlesin, et kuidas seda võiks siis kirjeldada. Alustame sellest, et Medical Spa Narva-Jõesuu asub ilusas kuurortlinnas. Et on mere ja Männimetsa vahel asuv kuurorthotell, kus pakutakse professionaalset teenindust, kus pakutakse teaduspõhist programmi, kus pakutakse väga tõhusaid terviseprogramme ja see kõik on spa puhkuse osa. Ehk siis tegelikult inimene tuleb meie juurde puhkama, aga juba läheb meie juurest ära hoopis teise tundega, milleks on parem enesetunne, tugevam tervis, väiksem kaalunumber ja peenem piht näiteks. Ja et sellist tulemust saab meie juures, aga sa tuled lihtsalt puhkama ja naudid oma puhkusolekut. Samal ajal meie teeme tööd sinu heaks.
okei, ehk siis selles mõttes, et see ei ole lihtsalt see, et lusutad seal kuskil saunades ja noh, nii-öelda veekeskuses on ju, saad mingit massaaži, vaid see on nagu midagi enamat siis. Ja medical spa on alati midagi enamat. Vaata Eestis on mitu medical spaad ja medical spa Narvas ei ole ainus, kes pakub näiteks sanatoorset kuurortraviteenust. Et see on selline ajalooline programm ja medical spaad alati eristab see, et seal pakutakse natuke rohkemat kui lihtsalt tavaline massaaž, tavaline vann või tavaline kehahoolitsus. Et ikkagi sinna juba inimesed lähevad juba teatud mingisuguse murega, näiteks kas selg võib-olla valutad, no sa käid trennis ja su selg hakkab valutama, et kuhu sa siis lähed, et võib muidugi käia lihtsalt spaas, aga pigem juba tulla medical spaasse. Meil on näiteks selle jaoks fantastilised programmid, 2-3 päevaga saab enam-vähem sind jalult tagasi ja need aparaadid, mis on medical spaas, neid aparaate tavalises spaas lihtsalt ei ole, kuna sul peab olema Terviseameti poolt välja antud litsents, et sa neid aparaate saad kasutada. Et näiteks alfastiim, mis me kasutame lõõgastumiseks, need on elektristiimulid, mis lähevad sinu aiu, et sa ei saa kodus neid kasutada selleks, et enne seda, kui sa lähed sinna protseduurile, meie personal, meie arst või medõed, nad peavad ikkagi sind küsitlema ka, et koostama sellise nagu anamneesi, et kas sul on vastunäidustused või kuidas sul üldse on, et kuidas sinu tervis ja kuidas sa ennast tunned ja alles siis me koostame sulle plaani. Et see ikkagi eristab medical spaad lihtsalt spaast, et kuna spaas käivad kõik medical spaasse, sa lähed juba siis, kui sa tahad midagi rohkemat, kui sa tunned, et sinu keha vajab või sa veel ei tunne, aga sa oled see tubli inimene, kes mõtleb tuleviku peale ja siis sa mõtled, et ma tahan ikkagi elada tervelt, vaata. Et see on nagu see küsimus, et võib-olla sul iseenesest ei ole nagu midagi viga, aga sa magad halvasti. Vaata, kui inimene magab halvasti, see on juba esimene märk sellest, et midagi on toimumas selleks, et aju lihtsalt ei suuda lõõgastuda. Aga kui sa magad halvasti, siis tegelikult kõik algab unest, kõik algab une kvaliteedist. Ja meie juurde jõuavad päris paljud juhid ja nagu suuremas osas need inimesed, kes teevad vaimset tööd, vaata. Haridustöötajad, medtöötajad, nad on pidevalt stressis, neil on kogu aeg stress, IT-inimesed ja muidugi juhid ja suurte firmade omanikud ka. Nad tulevad meie juurde ja muidugi inkognitavad, et keegi neist midagi teada ei saaks. Nemad ei postita midagi Facebookis ega Instagramis, nemad tulevad puhkama. Aga üks suur, meie jaoks nagu selline üliäge tulemus, mis me saavutasime ühe mehega, ta on ka nagu üks kõva mees ja siis tuli meie juurde, aga vaata, tema nagu jagas oma mured hiljem meie personaliga, et enne kui ta tuli meie juurde, siis ta magas ainult 4-5 tundi iga öö. Ja see on nagu kohutav, vaata, sa ärkad hommikul üles, sa oled juba väsinud, sul on udune pea, sa ei saa nagu kontsentreeruda, et sa tunned ennast halvasti, siis pärast sellega ja mis sellega kaasneb, vaata, kui sa magad halvasti, sa kindlasti tead, et meie hormoon greliin, vaata, sa annab märgu ja siis hakkad üle sööma ja nii edasi, tekib ülekaal ja siis pärast ongi nagu see probleemide virvar on nii suur. Nii et tegelikult minu sõnum võib-olla on see, et esimene asi, esimene nagu ohumärk, see punane lipp, mida peaks nagu märkama igapäevases elus, kuidas sa magad, mis on sinu kvaliteet, une kvaliteet. Ja kui sa ei maga näiteks 8 tundi, magada võib-olla 6 tundi, aga sa peaksid magama 8 tundi, siis sa lihtsalt pead teadma, et sa võtad enda terviselt suure tüki ära, siis sinu keha ta ei suuda taastuda, ta ei suuda ennast jällegi normi tagasi viia ja siis sa töötadki, see oleks nagu vana autoga proovida formulat sõita. Ega see ei õnnestu nagu päris hästi. Nii et see une kvaliteet, see on nagu number 1. Ja teine küsimus, mis ma alati ütlen, et pange tähele, et kui sa hommikul ärkad üles, et kuidas sa ennast tunned. Okei, ma saan aru, et praegu päikest ei ole, vaata, lund ka ei ole, mitte midagi ei ole nagu, kas hommik või õhtu või mis praegu on. Aga ikkagi, et mis tujuga, mis tundega sa hommikul ärkad, et kuidas on sinu energiatase, et kas sa oled nagu okei või sa ei ole nagu päris okei. Ja kui täna ei ole päris okei, siis nagu mõtle sellele, aga kuidas mul eile oli ja siis vaata, kuidas sul homme on. Võib-olla see tänane ei ole okei, seotud mingi asjaga, et midagi nagu mõjutas sinu tuju. Aga kui sul eile ei olnud ka okei ja sul näiteks homme sa kontrollid enda seda energiaskaalat ja siis mõtled, et ka ei ole okei, siis see on juba teine punane lipp, vaata. Siis midagi on juba korrast ära. Aga meil on alati nii kiire jällegi, vaata sellest me sinuga rääkisime ka, et meil on nii kiire,
et noh, päris tihti inimestel ei ole seda aega isegi hommikul, vaat sa ärkad üles, sa juba jooksed kuhugi, sul on juba tööle, lapsed, trenn, ma ei tea, mis iganes veel, projektid, kiiresti on vaja seda, kolmandat, viiendat. Ja kui sa veel vaatasid õhtul Netflixit ja siis läksid õhtul, ma ei tea, mingi kell 1 magama, kell 7 sa pead üles ärkama, muidugi sul on nagu pea laiali ja siis sul ei ole seda aega, isegi 5 minutit sul ei ole, et natuke keskenduda ja lihtsalt skaneerida oma keha, et noh, kuidas ma ennast tunnen, kuidas mul läheb, et noh, kuidas mul on. Aga kui sa pead nagu sellist päevikut vaata ja näiteks noh, kuu aega või isegi nädal aega nagu prooviks, et vaataks, kuidas mul on, siis sa võid tegelikult märgata seda, et ei olegi nagu päris okei. Sulle võib-olla tundub, et kõik on okei, aga ei ole kõik okei. Ja see on esimene märk, et võiks juba vaadata Medical Spa Narva Jõesuu kodulehte ravispa.ee ja siis uurida, et mis seal antistress-keskuse programmidest, et mis programm mulle sobiks kõige paremini. Selleks, et sellega me tegeleme. Mul on tunne, et ma peaks kõik oma kliente juba sinu juurde saatma. Ma ise ka alati enda klientide puhul alati küsin, et okei, et noh, kuidas sul nädala jooksul see nagu energiatase on olnud, kuidas sul uni on olnud ja tegelikult ongi see, et noh, ma saan aru praegu ka, nagu sa ütlesid, noh, detsembrikuu, no ei ole nagu see päris energia, noh, kõikidel on kiire, sest kuidagi detsembrikuu on alati nii kiire, onju. Aga kui sa näed, et okei, et ei ole nagu kuu aega ainult niimoodi, et ei ole ainult detsembris niimoodi, vaid kogu aeg, noh, siis ongi nagu mingid nagu ohukellad võiksid justkui nagu tööle minna. Jaa, aga tead, miks nad ei lähe, no miks see häirekell ei lähe tööle, tead miks? Ma olen seda tähele pannud, kuna ma töötan paljude klientidega ka, et ma olen nagu seda tähele pannud, et vaata, kuidas ma ütlen, et me harjume sellega, noh näiteks sul on energiaskaala nagu 0-10 ja siis me unustame ära, mis oli see 10. Saad aru, me ei oska, meil nagu kaob see võrdlusmoment ära ja me oleme kogu aeg näiteks 3 peal ja kuna me oleme nagu hästi pikalt olnud 3 peal, meile nagu tundub, et see 3 on nagu 10, vaata. Ja väga õige tegelikult. Ja selles ja võtta, see ongi nagu see sõnum, et miks ma olen loonud lühikese programme ka, et 2 ööd, 3 ööd, see on täiesti piisav, et tulla meie juurde, lõõgastuda, olla, süüa head puhast toitu, mis jällegi toetab meie mitokondrite tööd ja sellest me võime rääkida ka, et mitokondrid, ma jumaldan neid, et see on minu A ja O praegu lihtsalt, see on nii äge, mis teadus meile annab. Ja kui sa korraks nagu astud sellest rutiinist välja, natuke hingad välja, jalutad, ma ei tea, mere ääres, käid protseduuridel, käid elamusprotseduuridel, mis on nagu ülimalt ägedad ja head protseduurid. Sööd seda puhast toitu, käid saunakeskuses, lihtsalt oled, võib-olla oledki üksinda, et sa ei tule sõbrannaga, ei peagi alati sõbrannaga koos tulema, et mitte raisata seda energiat nagu juttude peale, et lihtsalt ole iseendaga ja lihtsalt lõõgasta. Tegelikult 3. päeva peale sa ikkagi nagu tuled normi tagasi ja siis sul tekib see arusaam, et kuidas see normaalne, et kuidas see normaalses nagu skaalal välja näeb, et vot nüüd tunnetasin, et see tegelikult võiks olla nagu see 8, et võib-olla ei ole nagu päris 10, aga see on juba see 8 ja siis sa tuled koju tagasi ja siis sul iga hommikul on juba millega võrrelda, vaata, sa ikka mäletad seda tunnet ja sa hommikul ärkad ja mõtled, et mul on ikkagi, et 3 ei ole päris 10, et mul on ikkagi 3 on 3 ja siis hakkad mõtlema, et okei, et selge see, et sa ei saa käia kogu aeg Medical Spa's, et see on nagu, see on normaalne, ma ei saa ka kogu aeg Itaalias käia, kui ma tahaks, on ju, et õudselt tahaks, aga ei saa. Ei saa käia Itaalias või puhkusel iga kuu, on ju, aga ma saan ju kodus ka midagi teha ja need reeglid on mõnes mõttes nagu nii lihtsad ja ma usun, et sina ka ju räägid oma klientidega sellest samast unest ja veerežiimist, on ju, et kuidas sa jood päeva jooksul, päris paljud inimesed ei joo vett piisavalt, on ju, mis on nagu okei, et kuidas te hingate 10 000 sammu, kas sa teed 10 000 sammu jõusaalis jooksulindi peal, kus on, sul ei ole ikkagi õhku, või siis sa lähed, ma ei tea, metsa jalutama või sa lähed mere äärde jalutama ja sa saad oma 10 000 sammu või 5 000 sammu, aga värske õhu käes. See on ju hoopis teine lugu, mida sa teed oma organismi jaoks, nii et need pisiasjad, nad loevad. Aga mis vahe on nagu selles, vaata, et ma nagu mõnes mõttes nagu mõistan, aga võib-olla mitte nagu 100%, et miks ma peaksin just minema siis nagu Medical Spasse ja mitte näiteks sinna Itaaliasse puhkuse reisile, sest hästi tihti inimesed räägivadki, et puhkusel ma saan nii välja puhata ja siis tulen jälle oma nagu tavaellu tagasi ja siis hakkab jälle mul pihta, et miks siis peaks just
võib-olla kaaluma seda varianti, et minna medical spaasse, mitte Itaaliasse reisile? Tead, see on hea küsimus, et tavaliselt vaata meid võrreldakse, on üldse spaasid võrreldakse Egiptuse ja Türgi reisiga, et miks ma peaks nagu minema medical spaasse, kui ma saan käia Egiptuses a la nagu sama raha eest. No tegelikult sama raha eest sa nagu praegu enam ei saa, et okei, see on teine lugu. Mina nagu kaaluks nii üht kui teist, aga vaata, kui jällegi me teame, kuidas meie aju töötab ja ajul on ka teatud ajulained, sagedused, mis sagedustel me töötame ja kui me pidevalt nagu mõtleme, kui see ajutöö nagu pidevalt keerleb, nagu midagi oma mõtlema, kogu aeg ärevus, kogu aeg peab midagi nagu tegema, kogu aeg on kiire, meil aju nagu mõnes mõttes ta nagu kuumeneb üle. Ja kui ta kuumeneb üle ja me lähme veel selles olekus, me lähme veel Itaaliasse reisile, siis lend iseenesest on juba suur stress, kuna sinu aju, tegelikult aju annab signaali, et mul on vaja kuskil olla nagu tumedas nurgas, mediteerida, lihtsalt olla, sina vead mind lennuki peale ja võib-olla see lend on, ma ei tea, kell 6 hommikul, mis tähendab seda, et jällegi, et rutiin on paigast ära, siis ma pean lendama mingi, ma ei tea, paljude inimestega ja siis ma satun jällegi sinna, ehk siis puhkus, mis on nagu vaheldus, see on nagu väga tore, aga vahest see vaheldus, ta teeb sulle rohkem kahju kui kasu. Nii et kui sa oled nagu väga väsinud ja kui sa tunnedki, et sa oledki väsinud, et ei olegi seda energiat ja sul pea kogu aeg töötab, et sa ei suuda välja puhata, ei suuda rahulikult magama minna, siis pigem nagu kaaluda ikkagi, et see esmane valik võiks olla medical spa antistress programm ja siis, kui sa taastud, siis sinu aju juba töötab jällegi need tuurid lähevad väiksemaks, siis sa võid juba minna Itaaliasse, siis sa oled juba rohkem valmis. Aga niimoodi, kui sa põlesid läbi ja sa mõtled, et okei, nüüd ma lähen Itaaliasse energiat kogumas, sa võidki nagu topelt läbi põleda, tuled tagasi, oled üldse, haigusleht on sinu järgmine etapp, mida ma nagu keegi ei taha. Aga seda juhtub päris tihti, vaata inimesed ütlevad, et võib-olla sa oled nagu ka märganud, et sinu tuttavad võib-olla rääkinud, et mul kliendid päris palju räägivad seda, et ma läksin puhkusele, tulin tagasi ja ma tunnen, et ma ei olegi välja puhanud. Jaa. Just. Vaata, see tekibki nagu sellest, et meil aju võtab hästi palju signaale. Me siin praegu ka istume, et muusika, me räägime sinuga, inimesed on minu kõrval, vaata, ja siis mina nagu kontsentreerin, vaata, ma räägin sinuga, aga samas minu silmad, nad kogu aeg, nad vaatavad, kas on keegi nagu ohtlik inimene, et mis ta siis teeb, vaata, aju saab jällegi selle signaali, et peab kogu aeg olema ärkvel, ma ei olegi lõõgastunud ja kui sul sellist virvarri on terve päev, siis pärast mida me imestame ja kui me lõõgastume Netflixi vahendusel, siis come on. Ja vahest isegi metsas jalutuskäigi aitavata. See mediteerimine ja metsas jalutamine ja lihtsalt nagu spaas käimine, see on kõik okei, teatud hetkeni, et kui sa ikkagi nagu ületad selle piiri, et sa oledki liiga läbi, siis see enam ka ei ole sinu abivahend, et siis peab olema midagi muud, siis juba see antistress programm 100% peab minema. Ja. Ma saan aru, et ilmselt pöörduvad inimesed veel teistel põhjustel ka teie juurde, aga ma tahaks rääkida sellest antistress programmist natuke täpsemalt, et räägi, et kuidas see nagu väljeneb, et kui ma näiteks, kui ma peaks mõne oma kliendile nüüd soovitama, ma saan aru, et näiteks ongi, tal on magamatus, ei maga korralikult, stress, tööd on palju, ja siis ma ütlen talle, et kuule, et sa võiksid nüüd Narva Jõesuusse minna antistress programmi, mis ta seal nagu ees ootab ja mis see endast kujutab? No kõigepealt ta teeb meie kodulehekülge vaata pravispa.ee antistress keskus, antistress programm. Kui inimene jõuab kohale, siis me anname talle ankeedi kätte. Et ta kõigepealt täidab ankeedi. Sellest ankeedist juba tuleb välja, et kui suur stress tal on. Võib-olla tal on keskmine stressitase, võib-olla tal on hästi kõrge stress juba, võib-olla ta ongi kõik normaalne ja võib-olla unega on ka kõik okei, aga võib-olla ei ole. Vaata, meil on nagu hästi pikk küsimustik ja tegelikult palju see aega võtab? See võtab nagu 10-15 minutit. 10-15 minutit. Ma mõtlesin, et mingi tund aega istuvad seal täidab. Ikkagi nagu lähtun sellest, et mis mina tahaks täitavad. Minu jaoks on ka nagu 10-15 minutit, see on maks, et ma rohkem nagu ei tahaks midagi. Ja siis ta selle tulemusega, kõigepealt, vaata, kui sa hakkad nagu täitma, vastama küsimustele, sa juba ise näed ka,
ahah, no kuidas ma magan, bla, kõik need küsimused, vaata, see paneb juba sind mõtlema, et midagi on natuke nagu korrast ära. Siis sa selle tulemusega, testi tulemusega, sa liigud juba medõe juurde ja siis me seal vaatame, et mis protseduurid me sulle määrame. Kui näiteks sul on, sa oled punases selles väljundis, siis me teame kindlad, et vot need protseduurid sa pead kindlasti võtma. Kuna need on juba nagu sellised nagu hard protseduurid, et kindlasti nad peavad olema sinu kavas. Kui näiteks on keskmine, siis sinu valik on natuke suurem, vaata, ja kui sul stressitase on nagu madal, vaata, mis paljudel inimestel on ka nagu neil on lihtsalt ei maganud nagu hästi võib-olla viimased paar kuud, see saab korda, ei ole nagu suurt midagi. Kui nad on rohelises selles väljundis, siis sinu valik, sa valid ise, mida sa soovid, me võime sulle midagi soovitada, et võtta see lõõgastab rohkem, aga tal on nagu valiku võimalus suurem. Kui aga sa oled juba läbipõlemise äärel, sul on natuke ärevust rohkem, või tunnedki, et jah, et mul ongi unetus, mul ongi see probleem, et siis me kindlasti ütleme sulle, et vaata, see protseduur sobib sulle ja siis medõde küsib, et mis on vastunäidistused, et kuidas sul sellega on, kas me saame sulle ikkagi seda protseduuri pakkuda. Ja vaata, see on ka nagu suur erinevus, kui sa küsisid, et mis on spa ja medical spa erinevus, et me ikka uurime rohkem inimese käest, et et kui me räägime kehakoorimisest, mis seal uurida, vaata, aga kui me räägime protseduuridest, siis seal me peame küsima selleks, et näiteks Haapsalu muda, mis me kasutame, võib-olla põlvede jaoks on vaja, tegid liiga palju trenni, tuled meie juurde, põlved on läbi ja ütled, et jaa, mul on stress ja ma ei maga hästi ja mul veel põlved valutavad. Ja siis ma mõtleme, et aga võiks nagu Haapsalu muda võib-olla sulle pakkuda. Aga Haapsalu muda on ka niivõrd kontsentreeritud, et see on ju Eesti parim meremuda. Ta on meie juures hästi kontsentreeritud kujul, siis me peame ka nagu teadma, et kuidas on vererõhk jälle, kuidas sa magad, siis me küsime nagu hästi palju küsimusi ja alles siis me anname sulle selle protseduuri kätte. Vaata, see tähendab seda, et me töötame sinu tervise heaks. Ja vahest juhtub nii, et inimene tuleb, ütleb, et ma tahan seda kõike, ma olen terve Eesti mees, ma pean seda kõike saama. Ja siis me ütleme, et võt päris seda nagu sellisel kujul ei saa, et ikkagi võtta seda niimoodi ja siis pärast tuleb, ütleb, et jaa, aitäh, et soovitasite, et muidu oleks nagu liiga teinud endale. Ehk siis teil ongi päriselt nagu meditsiiniline personal, et mitte lihtsalt nagu teenindajad on nagu jällegi... meil on teenindajad ka, aga meil nagu suuremas osas programmid, millega inimesed jõuavad meie juurde, näiteks see sama antistress programm, seal ikkagi sinna sisse kuulub meditsiiniline esmane konsultatsioon, kus me uurime, võib-olla me ei uuri nagu nii põhjalikult, kui perearst uurib, et ikkagi ma soovitan alati kas või kord aastas käia oma perearsti juures, et temaga ka nagu vestelda, et ongi hea tegelikult perearsti juures, ma arvan, et perearstid on õnnelikud siis, kui tulebki terve inimene tema juurde ja siis perearst ütleb, et sa oledki terve, sinuga on kõik okei, et võib-olla mõned soovitused ja siis laseb sul minna ja siis oled ka õnnelik. Vaata, palju hullem on see, et kui me ei käi arsti juures, kui me ei kasuta seda abi, kui me ei kasuta seda võimalust ja pärast jõuame sinna hetke, kus perearst peabki juba sind ravima. Et ikkagi nagu, et nii kaugele mitte jõuda, et meil on nagu teised vahendid ka. Aga perearsti juures võiks nagu ära käia ja meil, see on nagu tihti juhtub ka nii, et kui inimene, näiteks tal on südame-veresoonkonna haigus ja ta on perearsti juures juba ära käinud ja siis ta sai juba sealt mõned soovitused, et mida arst soovitab näiteks meie juures võtta, et ta jõuab meie juurde ja siis meie õde või arst juba soovitab ka nagu seda plaani, mis meie juures saab teha, nii et see on nagu selline kompleksne lähenemine. Aga need protseduurid nagu, jällegi ma saan aru, et teil on mingid masinad, mis teevad mingid spetsiaalseid asju. Seda kui teist, kolmandat kõike. Et räägi, et mis see nagu valik nii-öelda on protseduuridest, et mis seal nii-öelda, näiteks kui on, kujutame, et on see kõige hullem variant, et inimene üldse ei maga, täiesti nagu stress, siis põhimõtteliselt läbi põlenud juba. Et mis protseduurid tal siis nagu tulevad? Enam-vähem, muidugi detailselt ei saa öelda, ma saan aru. Ei, vaata, valik on ka nii suure, et siis me räägiks nagu sellest õhtuni, ma arvan. Aga üks asi on see Alphasteam meditsiiniline seade, et meil on selline spetsiaalne lõõgastustuba, nagu hästi mõnus lõõgastustuba, kus sa nagu mediteerid, samal ajal panekse sulle sellise nagu klõpsikud külge ja vaikselt midagi tehakse sinu ajuga, sina nagu aru ei saa, mis seal toimub, aga see toimib
ma tooks nagu lihtsakeeli võib-olla ütleks nii, et antidepressantide mõju meie ajule, vaata ta viib meid normi tagasi ja alfastiim on nagu sama mõjuga, aga ta ei ole nagu tablett. Et siis me nagu toome selle normi tagasi. Kas see on sarnane nagu, vaata, jällegi ma siukse nii-öelda lolli inimesena võib-olla küsimata Spotify's on ka igast need mingite sagedustega, mingid playlistid, asjad, mida saab nagu lasta. Sagedustega playlistid, mis nemad teevad, aga kuidas ma ütlen, et Spotify's ja Apple, Apple Music, mis iganes on ju. Seal on jah, need sagedused, aga need, see ei ole nagu ikkagi päris see, aga juba midagi nagu on. Ja nende mõju, nemad mõjutavad ajulaineid jällegi, vaata. Nemad teevad tööd selleks, et sinu ajulainet läheks nagu madalamaks nii-öelda, et sa lõõgastuks rohkem. Selleks, et näiteks alfalaine, meil on hästi palju muusikat, mis on nagu mõeldud, et inimene jõuaks alfalaine olekusse, mida see olek alfalaine sagedusel nagu tähendab, et sinu organism saabki ennast nagu ümber lülitada ja ennast nagu tervendada seestpoolt, ehk siis tekib selline efekt, et sa annad oma kehale võimaluse taastuda. Ja kui sa kuulad sellist muusikat, siis sa lõõgastud, siis keha sul rahuneb, jällegi lõõgastub. Kui sa veel mediteerid samal ajal, see on üldse nagu super luks. Ja siis sa teed endaga juba tööd. Nii et see on üks lihtne viis, mida sa võiks teha iga päev kodus, et ennast natuke maha rahustavad, et sa oled nagu täitsa õigel teel, aga see on natuke midagi muud, et muusika on muusika ja need elektristiimulid, mida annab alfastiim, et see ikkagi läheb otsa aiu ja seda kasutatakse ainult medical spaades. Aga kas seal on mingid kõrvalmõjud ka, et ma jällegi räägitakse ka, just hiljuti lugesin näiteks see infrapuna mingi saun, et seal ka vaata, et see reklaamiti mingi hetk, et hullult hea ja vaata hästi süke leebe nii-öelda soojus, aga et nüüd tuleb välja, et need infrapuna kiirged või mis iganes, et need on tegelikult halvad, et kas teil nendel protseduuridel võivad ka olla mingid nagu kõrvalmõjud või midagi sellist, et eriti kui siin nii-öelda lased justkui elektrit aiu, et või selles mõttes kõlab vaata niimoodi. Ja kõlab huvitavalt. Vaat sellepärast me ütlemegi, et meil on Terviseameti litsents ja alfastiim on Terviseameti poolt litsenseeritud seade. Mis tähendab seda, et jällegi, kui sa satud arsti või õe juurde, siis sinu käest küsitakse nagu teatud küsimusi. Et kindlasti on midagi, mingisugune haigus, et millega sa ei saa seda protseduuri võtta, siis meil on pakkuda selle midagi muud. Ja kui me küsime nendest kõrvalmõjudest, igal asjal on kõrvalmõju. Ja jällegi, kui sa sööd liiga palju või jood liiga palju matšat näiteks või jood liiga palju kohvi, vaata kohviga on ka nagu selline lugu, et ega kohvi ju võib juua ainult 2-3 tassi päevas ja nad peakski olema nagu sellised pisikesed tassid, mitte need liitrised tassid. Et kohvi ju mõjub ka nagu halvasti, kui seda on liiga palju sinu päeva jooksul. Protseduuridega on täpselt samamoodi, et kui sa käid, näiteks ma toon sellise näite, et inimesed käivad mullivannis, vaata. Ja kuidas ma ütlen, mina mullivannides ei käi. Ma käin meie juures massaaživannis, kui ma tahan just sellist nagu lõõgastust ja nagu lihtsalt olla mõnus vees, siis ma käin meie juures massaaživannis ja ma seletan sulle ära, miks. Selleks, et meil on arteesia vesi, mis tuleb maa-alusest järvest ja see on ülipuhas vesi. Seal ei ole kloori, seal ei ole mitte midagi. Aga kui ma olen mõnedes nagu spordiklubides seda kogenud ka, et seal on nagu mullivann ja ta võib olla veel sellises nagu kinnises ruumis, vaata, kus aurud ei saa nagu ära minna. Ja mis efekt tekib, kui sa oled veel nagu tundlik nende asjade vastu, siis sa kohe nagu tunnetad ära. Sa istud nagu mullivannis, sa istudki mullivannis ja mida sa teed? Sa tegelikult hingad need aurud sisse, aga seal on ju kloor, vaata, ja vesi on suhteliselt soe. Ma ei ole kunagi mõelnud selle peale. Aga mõtle, ma tõesti nagu soovitan, et ma olen mõned aastad tagasi uurinud astma kohta. Vaata, astma on see, mis on pärilik, aga mis tuleb ka vahest kaasa, mis on selline kaasnev haigus ja tegelikult kloor ongi keskkond. Ja kui sa oledki, kui me räägime nagu, et mis on spa ja medical spa erinevus, meie puhul on väga suur erinevus teistest on see, et meie vesi
mis me kasutame, no tegelikult me kasutame basseinides ja mullivannides ka, et see on hästi väikese kloorisisaldus, aga ikkagi, kui sa lähed meie juurde massaaživanni, siis sa oledki massaaživannis, kõik niimoodi nagu mullitab, sul on väga hea olla ja sul on ainult vesi ja väga hea kvaliteetne, ma ei tea, õli või midagi, mis me sinna, või magneesium, mis me sinna juurde lisame. Ja sa hingad lihtsalt värsket õhku ja ongi kogu moos. Rohkem midagi juurde ei tule. Tead, ma ei ole üldse selle peale mõelnud, et jah, et tavaspaades ju tegelikult või ka ongi jõusaalides ja kus on mingid ujulad või midagi siukest, see on ju puhas keemia, mille sees sa ujud sisuliselt ja mida sa sisse hingad. No vaata, ma ei taha nagu midagi halba öelda, eks mõni on tundlikum kui teine. Mina lihtsalt olen tundlik, vaata. Ja päris tihti inimesed küsivad vaata meie käest, et kunagi oli isegi üks artikkel ja nagu oligi selline küsimus, et miks mõnedes spaades või ujulates tugev kloorilõhn. Aga ma ütlen sulle, tahad, see on suur saladus võib-olla, aga ma ütlen sulle. Kõik sõltub sellest, kuivõrd hästi inimesed pesevad ennast enne basseini minekut. Selleks, et kui inimene ei pese ennast hästi, vaata, et ei pese kõik need jäägid ära, ta läheb parfüümiga või siis ma ei tea, tal on meik või mis iganes. Vesi peab olema ju puhas. Meil on ju teatud standardid. Eestis on üldse nagu väga tugevad, isegi kui lõhnab kloori järgi, vesi võib olla puhas selleks, et meil on jällegi Terviseameti poolt on väga kõrged standardid meile kõigile pandud, mis on nagu ka väga hea on ju. Aga selleks, et vesi oleks puhas ja teistele ohutu, vaata kloor, ta hakkab seda vett puhastama ja siis sa hingadki seda jääki. Lihtsalt sellepärast, et keegi, väike laps näiteks, pissis vette, keegi ei pesnud ennast või mõned peale trenni näiteks kohe läksid basseini. Aga selleks ongi kirjas, et kui sa lähed näiteks riietusruumi või sa lähed dušinurka, siis seal on ju kohe kirjas, et palun peske ennast korralikult. Et miks see tegelikult on? See on selleks, et vesi oleks puhas ja et ei oleks seda kloorilõhna. Ja kui muidugi bassein on nagu väikses ruumis, mõnedes spordiklubides basseinis on seal on hästi palju õhku, aga kui on pisikene ruum ja väike bassein, siis tekib küsimus. Ja küsimus seda küsimust peaks ise endale ka esitama, et miks see nii on. Nii et teades kogu seda värki, mina tegin enda jaoks sellise otsuse, et mina käin, kui ma tahan tõesti olla vees ja vees tahadki olla, et vesi rahustabki, siis ma lähen pigem meie juurde massaaživanni, kus on ülipuhas arteesiavesi, et ongi puhas ja lihtsalt panen sinna tõesti magneesiumi ja mõnda lavendli ekstrakti või midagi sellist head ja lihtsalt naudin, olen selle vahu sees ja see on elu päeva parim hetk, see 15 minutit olla selles vannis. Ja sellepärast ka tasub just meie juurde tulla, vaata, et seda kogeda, et kellel on mõned võib-olla nahaprobleemid, et nahk ääritub võib-olla liiga kergesti, et kergemini kui teistel inimestel, siis mina alati ütlen, ka miks sa peaksid teiste inimestega koos saunas käima, et meil on väga hea seedritünn, kui sa istudki oma ette, oma ilusa puhta rätiku peal ja oled seal 15 minutit ja sa igistad nii, nagu sa tavasaunas mitte kunagi igista, ma ütlen sulle, ja pärast kohe peale seedritünni sa võid minna massaaživanni. Meil on isegi eraldi tehtud selline spetsiaalne ruum, kus ongi seedritünn, mis on saun, aurusaun. Pea on väljas, keha on sees, vaata tünnis. Ja see tähendabki seda, et sa võid seda taluda päris hästi. Mina näiteks sauna ei talu. Et mina ei saa olla saunas, kus on 80 või 90 kraadi päris kaua. Minu jaoks on teine lahendus. Nii et sul on seedritünn ja siin on hästi mõnus selline massaaživann ülipuhta arteesiaveega. Puhtas saunast läksid puhta vanni, palun, see on ju super luks, see on parim, mida sa saad anda oma kehale. Ja kui sa veel pärast lähed sööma näiteks puhast toitu
noh, kui me räägime toidust vaata, siis toit on ka ju ülioluline ja toidule me pöörame hästi palju tähelepanu meie juures. Ma just tahtsingi öelda, et noh, ma saangi aru, et inimene tuleb siis teie juurde, täidab ankeedi, pannakse mingid protseduurid, asjad ja siis ta on seal nii-öelda vastavalt sellele paketile, mis ta valis, siis noh, võib 2-3 päeva kuni siis nädal aega enam-vähem. Ei, ta võib olla ka 21 jumal küll. No okei. Kes seda luksust keelab, on ju. Okei, väga hea. Aga kuidas siis, ehk siis tal ongi siis nagu iga päev mingid paar protseduuri ja siis sööb teie juures ka, et ma tean, et teil on mingid toitumiskavad, asjad, et räägi natuke sellest ka, et miks see, et... No, antistress programmiga on nii, et seal inimene saab valida, et noh, tegelikult tavavalikus on bufee ja bufees on ka väga head valikud, et nüüd meil on uued hummused näiteks bufeed laual ja alati pakume midagi veganitele ka, ehk siis lõunasöög, õhtusöög, veganid on hästi rahul, aga kui sa tahad midagi rohkemat, siis on võimalus valida küll väikse lisaraha eest, on võimalus valida kas FitLab toitu või siis detox toitu, eks meil on detox toitumisprogramm ja FitLab toitumisprogramm ja see on ka nagu suur erinevus võrreldes teistega, et see on ka nagu üks osa, mille eest, üks põhjustest, miks me saime selle tiitli nagu Innovative Medical Spa. Mitte keegi teine ei tegele selle toitumisküsimusega nii põhjalikult nagu meie. Detox menüü on meil koostatud toitumisterapeudi poolt. See töö võttis meil, ma ei tea, 6 kuud aega. See on hästi pikaajaline protsess sellest ideest, et ma rääkisin, mis ma ikkagi tahan, et ma tahtsin, et see oleks 100% vegan, ehk siis veganitele see sobib absoluutselt nagu ime hästi. Ma olin ise 2 aastat vegan ja ma ütlen ausalt, et ma tundsin, kuidas minu keha, no ma tundsin erinevust nagu enne ja nüüd ja kui ma hakkasin rohkem liha sööma, siis ma kohe tundsin ennast teistmoodi, et nüüd ma tulen selle juurde tagasi, et nüüd ma söön vähem liha. Muideks Tervise Arengu Instituut soovitabki vähem liha süüa, et me sööme liiga palju liha, aga see on jällegi nagu üks teine teema. Ja FitLabi toitumisplaan, mis me pakume, see on võetud FitLabi toitumiskava programmist, et seal on hästi palju retsepte, aga me tegime nii-öelda nagu FitLab 2.0, tegime sellise nagu edasiarenduse, et 2 toitumisnõustajad, Irina Tamme ja Teele uus Teele Teder, ta oli vanasti, nad panid 2 pead kokku, jällegi ma andsin ka nagu selle suunise, et mis ma tahaks, et need toidud ei korduks, et inimene saaks iga päev midagi nagu teistmoodi. Ja siis nad panid 2 pead kokku, võtsid selle FitLab jägeda toitumiskava programmi ja tegid ka kõik retseptid meie jaoks nagu eraldi, nad on spetsiaalselt koostatud selliselt, nad on tasakaalustatud. Aga üks asi on see, et mida inimesed pahatihti loevad ainult kaloreid. Aga no see kalorite lugu, vaata me kõik juba teame, ega see nagu eriti kaugele ei vii, nagu selles võttes, et muidugi see viib kaugele, vaata, et kui sa tahad ikkagi kaalust alla võtta, siis muidugi peab olema kalorite defitsiit, see on nagu number 1, nagu ilma selleta ei saa. Ja mulle õudselt meeldib üks väljend, mis pole nagu teiste, kellele käest pole nagu kuulnud, ma ei mäleta, kes seda ütles, aga keegi ütles mulle, et tead, jõusaalis käiakse selleks, et teha ilus keha. Aga salened sa külmkap ees. Väga õige. Ja kui sa teed need otsused, vaata. See on, et nüüd iga kord, kui ma käin jõusaalis, siis vanasti ma mõtlesin, et ma käin jõusaalis, et ma kulutan seal 250 kalorit, vaata, siis ma saan midagi nagu veel võtta juurde. Aga nüüd ma tean, et hoopis teistmoodi peab mõtlema. See on jällegi üks teine teema. Nii et üks asi on kalorid ja teine asi on see, et ikkagi kuidas need makro toidained on kujundatud ja kas nad töötavad sinu heaks või mitte. Ja me ju alati unustame millest kiudainetest ka, et vaata, see on ka nagu see suur osa, millest ikkagi siiamaani päris paljud inimesed ei mõtle, kuigi nad peaks sellele mõtlema. See on hästi hea punkt, mis sa välja tood, sest näiteks mul vahepeal oli üks klient, ta ütles, et ta juurvilju ei söö. Talle lihtsalt ei maitse. Aga kui tulebki siuke inimene teie juurde, kes ütlebki, et sorry, mulle ei meeldi nagu juurviljad, aga tulengi, tahaks seda FitLabi programmi, et kas ta siis üldse saab teie juurde tulla või kas mõtlete siis talle veel midagi erieelist nagu välja või? Tead, meil on hästi palju kliente, vaata, meil käib ju iga aasta tuhandeid erinevaid inimesi ja
ja meil on mõnes mõttes nagu 3 gruppi, klientuur, vaata, kes tuleb kaalu langetama või antistress programmile, näiteks selle FitLapa toitumiskavaga, et neid on öelda nagu 3 suurt gruppi. Ja esimene grupp on see, kes teab, miks ta on, mida ta siin teeb. Ja tema juba teab, et okei, võib-olla näiteks kaunviljad mulle ei maitse. Mul on jumalast kaua 2, ma pean neid sööma. Okei, ma siin harjutan. Selleks, et ma tean, et see on üks nagu suurepärane valgu ja kiudainete allikas, vaata ma pean lihtsalt nagu, ja mul näiteks tavapärases elus seda ei ole nii palju, kui võiks, aga siin ma nagu harjutan ja vaatan neid retsepte ja pärast ma liitun näiteks FitLapiga ja siis nagu saan neid retseptid kodus proovida. Et see on nagu, see on lihtne. Teine grupp on neid, kes on midagi kunagi proovinud ja siis need kahtlevad. Ma ei tea, kas aitab, ma ei tea, kas seda peaks nagu sööma. Aga nendega me töötame nii, et me ütleme, sa lihtsalt pead, et sa oled selle valiku juba teinud, et proovi, et sa oled siin 5 päeva, 7 päeva, 2 päeva, et lihtsalt nagu anna endale võimaluse nagu proovida. Muidugi 3. grupp on neid, kes et ma seda ei taha või ma seda ei söö või ma tahan midagi muud. Et kui on tõesti nii, et näiteks et inimene ei kannata võib-olla tomatit. Okei, ta annab meile teada, et me lihtsalt võtame selle tomati sellest toidust välja. Kui näiteks juurviljadega, okei, et millised juurikad sulle ei maitse? Kas näiteks, kas sa salatit ei söö või sa seda ei söö või need peavad olema sinu jaoks, ma ei tea, nagu keedetud või aurutatud või kuidas me need teeme, kas me teeme vokaid viljad sinu jaoks. Et me saame ikkagi nagu midagi välja mõelda, et meil on suht personaalne lähenemine, mis ei tähenda seda, et me hakkame iga kliendi järgi tegema eraldi toitumiskava, vaata. See on ka võimalik, aga see maksab natuke teistsugust raha. Nii et kui raha on, palun, me tuleme Tallinnast, me maksame ja siis saab kõike. Aga võt, siin ma nagu mõtleks, tead millele, et mis, see on jällegi, ma tulen juba nagu psühholoogia valdkondi pigem, aga siin ma nagu küsiks, vaata, kui mõnedel on nagu selline, seda ma ei taha. Kui tõesti on seotud ainult tahtega, vaata, kui tõesti ei ole mingit füsioloogilist põhjust, miks sa seda ei söö, siis ma küsiks nagu nii, et mis mängu sa mängid? Selleks, et see, ma ei taha, seda ma ei taha. See on ju kõik lapse rollis olek. Ja vahest on nii, et vaata, me peame olema ka nagu lapse rollis, et see on normaalne, et laps on uudishimulik, laps saab teada uusi asju, kellel on lapsed, kes meid vaatab näiteks, kellel on väiksed lapsed, te saate vaadata, et kuidas need lapsed, õnnelikud lapsed käituvad. Ja õnnelik laps on hoopis midagi muud kui õnnetu laps on ju, aga meil on olemas ka teisi lapsi, kes võib-olla, kes tahavad seda liigset tähelepanu läbi selle, et nad kas abitud olekus. Erilised kuidagi taha. Kuidagi võt seda. Ja siis tasubki nagu enda käest küsida, et kas ma ei olegi lapse rollis, et ma kuidagi tahan näiteks natuke rohkem tähelepanu endale, aga võib-olla ma seda tähelepanu saan teisest kohast, et võib-olla siis need juurikad ei ole nagu kõige suurem probleem. Aga vaata, sellest ma tavaliselt räägin siis, kui minu juurde tulevad juba grupid, et meie juures käivad ka organisatsioonid, kes tahavad, et me neid natuke koolitame näiteks stressi teemal ja siis mul on viimati olnud 2-päevane koolitus, stressialane koolitus, kus 2 päeva rääkisimegi sellest, et mida see stress tähendab, mis need mitokondrid teevad ja miks peab seda tegema, toda tegema. Ja siis me räägime juba psühholoogiast ka mõtetest, kuidas mõtted meid mõjutavad. Selleks, et kui me räägime stressist, vaata, üks asi on füsioloogiline stress, et sa magasid halvasti, sinu keha on väsinud, see on füsioloogia. Ja meil on hardware ja software. Ja software on see, mis mõtted meil siin peas on. Ja vahest me oma mõtetega teeme endale rohkem liiga, kui me teeme oma kehale füsioloogilist stressi. Kui me mõtleme kogu aeg, me muretseme selle homse pärast, ülehomse pärast, kas ma abiellun või ei abiellu, et mis siis saab, et mul maja ei olegi naabrist paremad, kui halvasti, mis iganes, et me leiame alati põhjusi muretseda. Ja see pidev muretsemine, see viibki meid ka nii kaugele, et meil ei ole isegi võimalust, isegi ei ole aega võtta, mõelda nende heade asjade peale, mis sinuga igapäevaselt toimuvad. Kui sa oled pidevalt nagu oma muredes, mõtetes, midagi see nagu, mul on sellised plaanid, ma panin sellise eesmärgi ja ma seda ei saavutanud, ma olen saamatu, bla, bla, bla. Sa ei anna isegi võimalust, sa lihtsalt ei ole aega isegi. Lihtsalt olla, nautida, jällegi hinnata ennast energiaskaala järgi. Kuidas sul läheb? Küsida, lähed peegli juurde, küsid, kuidas sul läheb täna?
kuidas sa tunned ennast, kas sa tunned ennast hästi või kuidas on, miks sa pea valutab, ei valuta, kõik on hästi, kõik on väga hea. Aga kui sa seda ei küsi, vaata, kes on kõige suurem sõber sinu elus? Sina ise. See on nii õige. Et mul on nagu nii palju neid küsimusi veel, aga ja noh, ma saan aru, et tegelikult teil on neid nagu, sa ütlesid ka, et teil on nagu 3 erinevat gruppi ja me praegu rääkisime hästi palju sellel nii-öelda stressi teemal ja antistress-keskusel, on ju. Ja noh, me juba ütlesime ka, et ilmselt niikuinii me ei jõua kõigest rääkida, et ilmselt tuleb veel mingi osa, on ju. Mind huvitab nagu kõige rohkem see, et vaata, et tore on küll seal nii-öelda 2 päeva olla või noh, isegi nädal aega, on ju. Aga ja siis vaata, ma saan aru, et siin tegelikult hästi palju juhendatakse ja nagu noh, sul on kogu aeg see toetus olemas. Aga mis peale seda saab? Siis noh, vaata, siis ongi jälle see sama nagu paralleel nagu puhkusega. Noh, okei, mõni puhkab puhkusel, mõni ei puhka, on ju. Aga sa tuled siis oma tavaillu tagasi, on ju. Ja siis tegelikult inimestel läheb ju kõik jälle ju nagu nii sama viisi edasi. Et kuidas, kas te kuidagi aitate või toetate seda nagu, et see oleks päriselt jätkusuutlik ka? Tead, see on väga hea küsimus, mul oli ka sama küsimus, sama mure. Nüüd ma veel sellest ei tahaks praegu rääkida, see on üks projekt, millega ma tegelen praegu, kui see läheb nii nagu see läheb. Ma loodan, et läheb õnneks, siis me räägime sellest uuesti. Selleks, et kõige suurem küsimus on alati see, et noh, mis ma pärast teen. No üks asi on see, et kui sa tuled näiteks FitLabi programmiga, see on 5-päevane programm, tegelikult vahet ei ole, isegi tuled 8 ööks FitLabi programmiga, siis meil on FitLabiga selline kokkulepe, noh jällegi FitLab on nagu väga hea partner, et nemad ka nagu hoolivad klientidest. Nemad annavad võimaluse proovida nende toitumiskava 7 päeva tasuta. Sa saad sellise QR-koodi ja tegelikult vaata, seal tekib nagu see, et FitLabi selle kaalulangetusprogrammi idee nagu seisnebki selles, et me näitame inimestele, et see kaalulangetus ei olegi nii piinarikkas protsess, et seal on nagu maitsvad, ilusad toidud ja tegelikult see valik on tohutult suur, mida sa võid süüa. Ja inimene tulebki meie juurde, sellepärast meil ongi toidud erinevad, et ta nagu sööb seda, mõtleb, okei, see on nagu väga hea, selle retsepti jätan meelde. See on ka hea, selle retsepti jätan meile, selle retsepti ma mitte kunagi enam ei tahaks süüa näiteks. Tal on juba tekkinud mingisugune visioon nagu sellest, et kuidas ta peaks nagu toituma, mis talle maitseb, mis ei maitse. Siis ta läheb selle 7-päevase toitumiskavaga edasi. 7 päeva saab jällegi toituda FitLabi programmi järgi. Sellest juba piisab, et jällegi see algus, mis ta meie juures teeb, selleks, et meie juures ükskõik, kas sa tulid kaalu langetama või ei tulnud kaalu langetama, kui sa sööd detoxid või FitLabi, sul tekib kaalu langetusprotsess. Noh, sa kaotad kilosid juba meie juures olles. Ja kui sa nädal aega veel pärast või 2 nädalat oled näiteks a la FitLabiga või sul on teine toitumisprogramm, see on juba piisav selleks, et midagi siin nagu toimus, et algus nagu saaks. Ja pärast, kui sa vaatad, et ma näen seda tulemust, toiduga on enam-vähem nagu selge. Samas toitumisrutiin, vaata, me anname süüa teatud kellaaegadel ja seal on ka nagu teatud põhjendus, miks me seda teeme. Hommikusöök on kell 7:45, kell 11 meil on smuuti aeg. Ma just nimelt spetsiaalselt panin smuuti toitumiskavadesse sisse, et nii detoxis kui antistressis, muideks antistress-programmis on ka smuuti, isegi kui inimene valib bufeet toitu, ikkagi saab smuuti. Smuuti on tehtud koos Beemor toidulisandiga, et anda veel rohkem seda powerit sisse, iga päev on ka erinev Beemori lisand. Ja FitLabil on omad smuutid. Ja miks ma seda tegin kunagi? Selleks, et vahest nagu inimesed küsivad, et kuidas ma siis nii palju seda rohelist asja nagu söön päeva jooksul või kuidas mul on nii kiire, et ma ei jõua. Tegelikult hommikul paned spinatit, kurki, ma ei tea, pirni ja siis veel seda detox toidulisandit blenderis. See on blenderdid ära, see on 2 minutit, 1 minut. Võtad kreeka pähkleid näiteks kõrvale ja sul on kell 11 juba töö juures üks mõnus samps, vaata, ja ta on nagu ülitervislik. Ei pea jooma kohvi ja sööma kommi kogu aeg. Sa võid midagi muud. See on nagu mõnus harjumus võtta. Aga kui sa 5 päeva meie juures nagu toitud vaata selliste kellaaegade järgi, siis kehal juba tekib selline rutiin ja keha annab märku. Aga vaata, muidugi
noh, keha annab märku, aga kui sina ei märka seda, mida keha sulle räägib ja ühel hetkel nagu lähed oma rutiinide juurde tagasi, siis muidugi tekib küsimärk. Aga siin ma jällegi, no ma ütleks nii, et me peaks ikkagi olema suht targad ja aru saama nagu, et miks me seda kõike teeme. Sa pead ise ka lõpuks tahtma tegelikult. Ja, et kui sul eesmärk ei ole selge, et milleks ma seda teen, ja need valed eesmärgid, et nendega me võitleme ka kogu aeg, vaata, ma tahan kaalust alla võtta, et ma tahan olla ilus. No mida see tähendab tegelikult, et sa tahad olla ilus, nagu kelle jaoks sa tahad olla ilus, et mida see ilus tähendab, et miks sa arvad, et see ei ole praegu ilus näiteks. Sa oled ju ilus alati, 24/7, vahet ei ole, isegi pesemata peaga. Sa pead julgema minema peegli ette ja ütlema endale, kõige armsam inimene maailmas vaatab praegu peeglist mind ja mina olengi see. Et seda, kui sa iga päev teed, vaata, siis sul ei teki nagu sellist mõtet, et ma peaks kaalust alla võtma selleks, et meeldida kellelegi. Kuulge, come on. Tegelikult kõigepealt peab meeldima ju iseendale ja siis, kui sa meeldid iseendale, siis see armastus kandub ka teistele, siis teised vaatavad, vau, et mis tšikk see on selline. No täpselt. Ja siis ka tegelikult see nagu kaalulangus on nagu vähem tekitab stressi, on ju. Et selles mõttes, et kui sa teedki nagu seda õigete põhjustel, on ju, ma näen, see on ka nagu peaaegu siuke igapäevane töö, et ma räägin, et sa oled praegu väga ilus, on ju, et ei ole midagi halvasti. Jah, okei. Mõni ongi nagu ülekaalus, siis ongi nagu tegelikult on vaja ikkagi kaalu langetada lihtsalt tervislikel põhjustel, on ju. Aga sellele nagu vaatamata peaks see enesearmastus ikkagi olema nagu number 1 asi nagu. Ja, samas ma nagu tunnen, ma saan aru, mida need tüdrukud mida nad läbi elavad, vaata need, kellel on üleliigne kaal. Ma olin ise ka nagu sellises olukorras kunagi ja muidugi, ma tunnistan ausalt, et siis kui mina olin 95 kilo, siis väga raske oli ennast nagu armastada, kuna sa vaatasid, okei. Aga ma ütlesin endale nii, et okei, et kui ma armastuseni ei jõua, ma tegin nagu sellise kokkuleppe sõlmisin endaga, et okei, võib-olla ma ennast ei suuda praegu armastada, seda võib ka olla vahest, aga ma lihtsalt võtan ennast sellisena, nagu ma praegu olen ja ma vähemalt ennast ei kritiseeri ja ma ei hakka ennast piitsutama, et võt sa oled see ja see ja see, et ma olen lihtsalt neutraalne. Vaata, et jah, et võib-olla armastust ei ole, vaata paljudel, ma arvan, et need, kes vaatavad meid nagu mõtlevad, kurat, ma ei saa. Okei, see ei jõua veel armastuseni, ole lihtsalt neutraalne. Et lihtsalt ära endale liiga tee, selleks, et sul on niigi raske praegu, et ikkagi nagu tulla sellest olekust, kus sul oli ülekaal ja siis liikuda edasi, et see protsess vahest on ka vaevaline ja sa ise tead ka, et ma sind jälgin ju ka Facebookis, et sinu teekonda ja imetlen sind, et sul on suur tahtejõud ja sul on eesmärk olemas ja sa tead, mille nimel sa seda teed. Aga vaata, kui inimestel vahest ei ole seda eesmärki ja vaata tervislikel põhjusel sa ütlesid õigesti, et jah, et tegelikult mida see rasv, ma rääkisin siin mitu korda mitokondritest ka, et me teame hästi palju nüüd mikrobioomist, vaata, toitumisest me oleme ka rääkinud. Me teame väga hästi sellest, et magama peab, on ju. Muidugi see teadmine ja tegemine, see on 2 eri asja. Üks asi on see, et ma tean päris palju, teine asi, et kas ma teen seda päris elus. Mul on olnud ka üks hea klient, koolitusel räägime. Koolitusel räägin rohkem mina kui inimesed, vaata, kui meil on kohtumine kliendiga, siis vastupidi, siis klient rohkem räägib. Aga kui ma koolitan, siis ma räägin rohkem ja siis inimene ütleb, et vot seda ma olen kuulnud ja seda ma olen kuulnud, eks need põhitõed, vaata toitumisest näiteks, see on ju põhitõde, ja. Ja siis ma ütlen, okei, et aga teeks nagu sellise checklisti, et palun märki üles, et selle aja jooksul, kus mina räägin sulle, pane kirja, mida ma tean juba, okei, mida ma ei tea ja siis kohe nende tulpade juurde palun veel üks tulpa, aga mida ma rakendan enda elus igapäevaselt. Aga võt siis tekib selline moment, et piinlik hetk. Selleks, et ma tean päris palju, mina tean ka päris palju, aga kui palju ma seda rakendan ja võt selle küsimusega ma tegelikult ennast ka ju, heas mõttes piitsustan tagant, et ma vahest nagu ütlen endale, et Karina, et sa tead seda, kas sa seda ka päriselt teed.
Et kui sa ikka lähed seda Netflixit 3. õhtut järjest vaatama, siis on nagu küsimus, et kas sa ikka päriselt käitud oma sõnade järgi. Et või siis sa lihtsalt tead või sa lihtsalt räägid, vaata, see on nagu selline küsimus. Ja nendest mitokondritest ja tervisest, et kui inimene näiteks ühel hetkel saab teada, et tal on kõrge vererõhk, ma ei tea, teise astme diabeet või mis iganes, mingi terviserikke. Muidugi siis ta pöörab kohe tähelepanu sellele, et ta peab midagi sellega tegema. Aga vahest on nii, et sul on nagu justkui kõik korras, vaata. Aga kui me räägime energiast, vaata seesama, millest me alustasime, et praegu meil on palju kiirem aeg, kus oli vanasti ja meil on rohkem energiat vaja. Me peame kiiremini jooksma, et püsida paigal. Vaata, mis on nagu kõige nõmedam selle aja juures, et kõik muutub nii kiiresti, et sa pead hästi kiiresti jooksma. Et lihtsalt nagu mitte hiljaks jääda võrreldes teistega, kes eest ära jooksevad. Ja muidugi meil on vaja energiat. Ja kes annab energiat meie kehas? Mitokondrid. Need on need rakusisesed organellakesed, kes toodavad energiat. Vaata, selle energiaga on see, et toitumine, uni, õhk, vesi, füüsiline aktiivsus, vaata, kas sa teed trenni või ei tee trenni, jõutrenni, näiteks mitokondritele õudselt meeldib ja jõutrenni tähendab seda, et sa võtad suurt kaalu näiteks, et sa võid ju teha ka pilatese trenni ja õige pilatese trenn on ju tegelikult jõutrenn, sa võidab päris hästi läbi. Ja, olen kuulnud, ise veel ei ole katsetanud, aga olen kuulnud. Ma ütlen nii, et päris paljude meeste jaoks on see suur väljakutse, vaata, et nad teevad seal jõusaalis midagi suurte raskustega ja pärast kui jõuavad pilatese trenni, siis on juba natuke teistmoodi. Ja vaata see oksüdatiivne stress, mis tekib, et see paneb mitokondrit nagu halvasse seisu, et siis sul vananemisprotsessid kiirenevad ja tegelikult see rasv, mis kui sul on ikkagi üleliigne kehakaal, siis seal on natuke rohkem see rasvasisaldusprotsent sinu kehas. Olgem ausad, et võib teha näiteks oma kehamassi indeksi analüüsi ja nagu uurida, et mis sinu kehas toimub ja see on üks väga suur tööhetk päris paljude jaoks, nagu teistmoodi paneb mõtlema. Ja see rasv, need rasvavoldid, see rasvamass on ju, ta annab võimalust tekkida põletikul sinu organismis. Ja vaata, kui see põletik tekib, siis jällegi see mõjutab mitokondrite tööd, südametööd ja ajutööd, üldse nagu kogu kehatööd. Ja sul energiat vähem, selleks, et see tekitab oksüdatiivset stressi, mis mõjutab mitokondrite tööd ja see on selline nagu kinnine ring. Nii et pigem kui midagi on juba juhtunud, siis muidugi peab sellega midagi ette võtma, aga peaks ikkagi nagu mõtlema sellele, et kas ma annan piisavalt mitokondritele seda õiget kütust. Kas see kütus, mis ma annan, on õige selleks, et mitokondritele, ega neile ei maitse majonees, neile ei maitse saiake, neile maitseb hoopis midagi muud ja see sama, mis mitokondritele maitseb, me pakume meie medical spas. Ja siis nagu sa saad aru, et meil on selline nagu hästi suur kontseptsioon, et meil ongi selline filosoofia, kus iga osa on täiendab üksteist ja see ongi üks nagu suur terviklik osa ja me vaatame inimest nagu terviklikult. Ja meil on nii-öelda nagu kolme meditsiiniharu sümbioos, ma isegi ütleks nii, et üks on see tavameditsiin, et ala sul selg valutab, siis me ütleme sulle, mine nagu proovi selle aparaadiga ennast korda teha ja sa kindlasti seda teed. Ja teine on elustiilimeditsiin. Elustiilimeditsiin küsib, mida sa peaksid oma elus muutma, et sul selg enam ei valutaks. Aga funktsionaalne meditsiin, ta vaatab ka minevikku. Aga mis on sinuga juhtunud, et mis viis sind nii kaugele, et sul selg valutab? Selleks, et alati on põhjus, et sinuga on praegu nii, mis on olnud selle põhjuseks. Kui me põhjust ei tea, kui me ei uuri seda, mis on põhjus, siis see tähendab seda, et me ei saa seda tulevikus muuta. Aga meil on vaja vaadata mitte ainult seda, mis praegu, meil on vaja vaadata tulevikku, meil on vaja vaadata minevikku ja vaata jällegi on olemas sellised nii-öelda, mina nimetan neid kontseptuaalsed küsimused, mida iga inimene võiks enda käest küsida. Ja kui minuga toimub koolitus või siis tekib selline fitness nädalavahetus, kus mina osalen ka koolitajana, siis minu roll on mitte rääkida sellest, et kuidas peab õigesti toituma. Seda võib sul ChatGPT väga ilusti anda.
aga need küsimused, mis mina palun sind nagu endalt küsida, vaata neid küsimusi sa ChatGPT käest sa ei oska isegi küsida selleks, et sa ei oska neid küsimusi nagu välja mõelda. Nii et jah, võtta seesama küsimus jah, et mis me siis, et kuidas ma võiks, mis ma võiks teha sellist, et inimene pärast, kui ta on meie juures ära olnud 5-7 päeva, et ta läheks veel paremini, et ma tegelen sellega praegu, et asi oleks veel tõhusam. Midagi juba saab praegu, et jällegi need toitumisharjumused saab alguse ja kolmas asi on see, et kui sa tuled grupiga, näiteks meil maikuus on üks tore fitness nädalavahetus, kus mõned neiud siin osalevad. Siis ju tasub tulla vaata. Selleks, et siis Irina Tamme räägib vist suhkrust või mikrobiomist. See, mida räägib Irina Tamme, et see on minu üks lemmikutest ja toitumisnõustajatest siin Eestis, et ta on üleüldse nagu selline tore inimene ja ta on teinud ka nii suure teekonna, ta ju 35 kilo vist kaotas. Nagu päris korralik ja nagu vau ja alguses ta kaotas ainult toitumisega, ta ei teinud isegi trenni, vaat kui sa oled liiga raskes, siis sa nagu trenni teha, nii et nagu nii et tema on seal, mina olen seal, mina räägin natuke teistsugust juttu, kui siin praegu sina teed trenni, nii et tasub ühineda ja tulla meie juurde ja võtta, sa saad nagu selle energia, sa saad teadmised, paned kõik need asjad kirja, sul on isegi plaan valmis. Päris paljudel on pühapäevaks juba valmis plaan, et mida nad peavad tegema selleks, et ma annan checklistid, kus on need küsimused, mis mina nagu pean oluliseks, et on juba kirjas, ei pea mitte midagi otsima, aga see suur töö, mida sa saad ära teha nende 2 päeva jooksul juba, see on suureks aluseks edaspidiseks muutuseks. Väga hea, mulle nii meeldivad need mõtted. Meil aeg vaikselt hakkab siin lõppema, aga ma tahaks seda veel küsida, et mis, kui inimene tuleb siis teie juurde ja on siis neid 2 või 7 päeva ära, et mis tunne või milline ta lõpus on või nagu mis see nagu muutus siis peaks nagu olema, et üks asi et võib-olla kaal on natuke langenud juba seal esimestel paari päeval on ju, aga mis see tulemus inimese jaoks on? See ilmselt sõltub natuke, millist programmi ja mis mured tal on, aga võib-olla oskad niimoodi üldiselt öelda? Kindlasti inimesed on palju rahulikumad, nad on õnnelikumad. Muidugi tursed kaovad ära, siis inimene tunneb ennast palju paremini, vaata, enesetunne läheb paremaks. Ma ütlen sulle nii, et ma olen näinud paar kliente, kes tulid minu juurde tagasi. Nad käivad niimoodi 2-3 korda aastas ja peale esimest teist korda, kui nad tulid tagasi, nad tulid minu juurde loengusse ja nad ütlesid mulle, et me oleme muutnud nende elu, saad aru. See oli minu jaoks nagu vau-efekt, et tegelikult me ei tee nagu midagi sellist, et ma ütleks, et ma muudan inimeste elu, aga me tõesti andsime võimaluse inimesel teha kannapöörde. Ja ta hakkas hoopis teistmoodi ja vaatama, et mis tal elus toimub ja mis valikud ta teeb ja kõik pani teda mõtlema, et mida ta üldse oma eluga teeb. Ja seda muutust saab ka, saad aru, kui sa oled valmis, kui sa tõesti teadvustad, et vot nüüd ma pean midagi ette võtma, et nüüd ma enam ei suuda, nüüd ma tahangi, et elu oleks teistmoodi. See ka on võimalik, see suur muutus on ka võimalik, aga muidugi siis minu tugi peab olema pikaajaline. Vaata, kui sa tuled meie juurde nädalavahetuseks, näiteks koos grupiga, suhtled meiega, vahest võib-olla kuulad podcasti või siis veel midagi ja siis sul tulebki selline suur plaan kokku ja saadki juba järjepidevalt midagi teha oma elus sellist, mis muudab sinu elu absoluutselt. Nii lahe. Saad aru, nii lahe. Ma ise vahest mõtlen sellele, et see on nii lahe, kui sa suudad nagu 1-2 inimese elu teha paremaks, siis sellest juba täiesti piisab. Aga jällegi üks nagu tähtis moment on see, et sa pead olema sa pead nagu mõtlema, et kuidas minuga praegu, kuidas ma tegelikult tahaks, kas minuga on kõik okei, et kuidas ma tahaks ennast tunda, kas minu keha tunneb ennast hästi või mul kuskil on midagi valesti ja eneseanalüüs peab olema
igapäevaselt võiks enda käest uurida neid samu küsimusi, mis me oleme sinuga rääkinud. Ja kui ühel hetkel sa jõud nii kaugele, et midagi natuke korrast ära, siis Itaalia võib oodata, Kreeka, Hispaania ja kõik need muud riigid võivad oodata ja tule meie juurde 3 ööks. Puhka, hinga välja, ole iseendaga, naudi, lase kehal olla, et keha lõõgastuks. Ja siis sa tunnetad ära, et mida see lõõgastunud keha üldse tähendab. Vaata, me oleme nii pinges, et me ei mäleta, et kuidas olla lõõgastunud. Ütled inimesele, mediteerisime siin paar päeva tagasi grupiga, meil oli selline nagu suur mediteerimine, grupi meditatsioon. Lõõgastume. Siis inimene ütleb, ma ei tea, kuidas lõõgastuda. Ma ütlen, okei, teeme sinuga need harjutused ära, et tegime grupiga harjutused, et ma näitasin, et kuidas siis, mida peab tegema, et natukene nagu lõõgastuda. Ei oska seda ka seda aru. Kusjuures see on ja hästi põnev, et üks asi on see lõõgastumine ja meditatsioon, mis võib-olla ongi keeruline, aga mul endal ka nagu satuvad trenni inimesed, kus ma ütlen, nii, nüüd peaksid seda lihast tundma. Aga nad ei oska tunnetada, nad ei tunneta iseenda keha, mingi kõhulihased, vaagnalihased, kõik see, et nagu nad ei tunnegi, et me oleme nii nagu selle kontakti iseendaga tegelikult kaotanud. Me ei ole midagi kaotanud selleks, et midagi kaotada, sa pead selle üles leidma. Me ei ole isegi leidnud. Meid ei ole õpetatud, vaata, me alles oleme sellises faasis, kus me hakkame rohkem tähele panema seda, mis meiega toimub, mis on ka normaalne, see on arenguprotsess. Nagu ka see, et sul vahest ongi tegemist ellujäämisfaasiga, kus sul ongi kriitiline aeg, kus sa lihtsalt ainult rahuldad füsioloogilisi vajadusi ja sa nagu mõtled, okei, see on praegu ka okei, kõik on okei, et järgmisel päeval või järgmisel kuul või järgmisel aastal ma tegelen sellega, mis puudutab eneseteostust. Aga võt praegu näiteks ainult füsioloogilised vajadused, et ma pean ellu jääma midagi siin elus nagu sellist, et see on ka okei. Aga kui me hakkame jällegi nagu mõtlema, et sealt tulebki see stress, et ma tahan elada seda head rahulikku elu, minu elus on praegu üks kriis teise järgi, seal tekibki nagu selline tahan ja see, mis mul käes on. Ja mida suurem on vahe päris elu ja minu ootused, mida suurem on vahe, seda suurem on stress. Et alustagem sellest, et oleme õnnelikud selle üle, mis praegu on. Ilus ruum, istume sinuga ilusas ruumis, joome kohvi, sina jõid matšad, mul on mulliga vesi, mida sina ei tahtnud juua, aga ma tean, miks, selleks, et mul oli ka selline periood, kus ma seda mulliga vette ei joonud, ma tean, me räägime keha kvaliteedist, ja nüüd ma enda natuke luban. Fantastiline ju, fantastiline on ju põhjus õnnelikuks olla. Minu arust ka, see ongi väikeste asjade nägemine. Ja, põhjus õnnelik olla. Aga Karina, kas sul on lõpetuseks veel midagi, mis sa tunned, mida igal juhul tahaksin episoodis veel mainida või ära rääkida? Meil küll väga palju aega ei ole jäänud, aga äkki on sul veel mingi oluline mõte või midagi, mis sa soovid veel edasi anda kuulajatele? Tead, Need mõtted ilmselt on hästi palju, ma tean, et ma vaatasin ka oma küsimuste nimekirja, ma nagu, et 5 teemaplokki ei jõudnud väga rääkida. Kui kuulajad tahavad, et me rohkem räägiks millestki, siis see on üks oluline asi, et kui keegi praegu kuulab ja siis mõtleb, et sellest ma tahaks natuke rohkem teada, siis võib kirjutada kommentaaridesse, siis me sellest räägime ka, saame sinuga veel ükskord kokku. Ja muidugi üks asi on see, et ära jää oma probleemiga üksinda või isegi kui sul ei ole seda probleemi, seda ei teadvusta, ära ole üksinda. Et maailmas on nii palju ägedaid inimesi, nagu sina näiteks, vaata, saab sinu juurde tulla trenni või siis tulla maikuus meie juurde, kus meil on see ühine sissesõid, kus on see fitness nädalavahetus, et tule, ole heade inimeste keskel. Vaata, ja sellest võib juba olla üks väga suur algus. Ja inimesed meie ümber. Ja, just. Väga tore. Aga tead, siis ma arvan, et Karina, me tänaseks lõpetamegi. Ma ei tea, kuidas kuulajatel on, aga mina küll tahaks juba olnud seda teist osa, sest tõesti mul siin neid küsimusi oli veel nii palju, aga ma sain aru, et okei, et pigem lähme nagu ühte teemasse natuke rohkem süvitsi, kui nagu hästi pealiskaudselt rääkida. Et ma arvan, et me sellele stressi teemal siin saime päris palju ägedaid mõtteid ja tegelikult ongi see, et alati ei ole vaja ronida ju kuhugi välismaale, vaid saabki nagu täiesti teistmoodi ja nagu päris nagu
puhkust vaimule, kehale ja noh, ka nii-öelda teaduslikult on ju. Et ma arvan, et see mõjutab nagu väga palju teistmoodi, kui lihtsalt minna kuhugi reisile, kus sa pead lendama ja lennujaamas on stress ja siis sa pead pakkima. Mina pean ka täna pakkima pühapäevaseks reisiks ja mul tekitab see hullult stressi. Ma ei tea, ma loodan vähemalt seal ma saan puhata, on ju. Aga selles mõttes, et ma tahtsin sind väga tänada, Karina, nende mõtete eest. Mina sain küll väga palju nagu targemaks täna ja ma olen tohutult tänulik, et sa tulid mulle siia podcasti külla. Rõõmuga. Ja aitäh sulle ja teile kuulajatele ka suured tänud, et pidasite lõpuni vastu. Et nagu alati andke mulle märku, kuidas teile see episood meeldis ja kui te tunnete, et te saite siit kasu või kas või ühe mõttegi, mis on teie elu nii-öelda rikastanud, et siis andke mulle ka sellest märku, jagage seda episoodi Instagramis, Facebookis, YouTube'is, igal pool, kus saate jagada, et tagige meid ära ja lisainfot nii Narva-Jõesuu spa kohta kui ka siis minu kohta saab ka veel siin kirjelduses, et saate lisainfot sealt. Aga aitäh kuulajatele ja aitäh sulle, Karina. Aitäh sulle.